Nii, aga räägime siis valust. Kuidas teil valuga on? Kuidas teil valuga lood on? Kas sa oled suur valutaja või vähem valutaja ja valu all ma pean siis silmas nii füüsilist valu kui ka siis hingevalu, südamevalu, kuidas me siis seda iganes nimetame. Mina olen olnud tohutu valutaja. Mõnedel inimestel on siis selline keha, mis siis valu väga välja ei anna või siis on nii, et on võimalik seda valu nii peitu panna, et sa täielikult ignoreerid seda. Mina olen teinud nii ühte kui teist. Nii et võid kommenteerida, kuidas sinuga on, et kas sa oled suur valutaja, kas sul on olnud palju valusi, kas sul on olnud valus. Ja valuga on siis see jama, et kui meil midagi valutab, siis me arvame, et meiega on midagi valesti, et midagi on viltu. Tegelikult on siis valu kõik see, mis tahab meile märku anda, et midagi on vaja muuta. Ja tegelikkuses siis valu võime vaadelda kui meie abimeest. Tohutu hingevalutaja olen olnud ja olen veelgi. Jo. Aga selle poolega võiks tegeleda. Ja tulemas on siis valu mõistmise meistriklass. Alustame 4. oktoobril ja see on nüüd selline programm, kus me tahame jõuda sinnani, et sa saad aru, et valu on võimalik kogeda ilma kannatuseta. Et valu on lihtsalt info kandja sulle. Ja et sa ei pea kannatama, isegi kui see valu tuleb. Et sa oskad midagi sellega teha, et sa mõistad, mida sellega teha ja me teeme ka hästi palju energiatööd selle ümber. See programm muidugi siis ei asenda mitte mingisugust arstiabi, aga lihtsalt teile infoks ja sealt sa saad palju suurema selguse ja kindlasti kerguse, kuidas valusse suhtuda, kuidas aru saada, mis see on ja kust see tuleb. Tere, kes on tulnud vaatama. Nii et kui mina mõtlen nüüd valu peale, siis minu ellu on valu kandunud kindlasti juba mitu sugupõlve varem, et meil on naisliinis tohutud valutajad, kogu aeg ikka midagi valutab, sest ta annab märku, et kõik tuled ja viled lähevad põlema, et midagi on vaja muuta. Ja valul on ka väga huvitavad kindlad põhjused, mida me siis programmis ka käsitleme. Ja kui ma hakkan otsast vaatama, siis kui me sünnime, on meil juba valus, siis sealt tulevad meil gaasivalud, hambakesed hakkavad kasvama. Minul olid mega suured jala need kasvuvalud, nagu öeldakse. Et see oli lihtsalt kohutav, need magamata ööd ja kuidas sellega toime pidi tulema kooli ajal, ma mäletan. Ja küll valutasid siis hambad, küll valutas siis ma ei tea, mis, siis algasid menstruatsioonivalud, mis oli täiesti kohutav, mis lülitasid mind välja. Elust ikkagi tervega täiskasvanu ea kuniks ma siis energiatöö leidsin, et sain selle endale ära likvideerida, kuna see on naiseks olemise teema ja teatud energiat siis veel seal taga. Aga ja kõiksugu hingevalu, sellised õnnetud armumised või õhkamised kellegi poole ja ilma vastu armastuseta, igasugused riiud, tülid, jamad, vihastamised, see vihaga seotud valu, et sa tunned, et see viha on nii suur, et sa nagu süda tahaks lõhkeda, et tahaks, ma ei tea kohe, mida ära teha. Siis kõik operatsioonid, mis mul on olnud, vist ligi 9 operatsiooni elu jooksul, see taastumise, see füüsiline valu, kõik igasugused blokeeringutega seotud, kui ma ei taha midagi teha, siis hakkab kindlasti midagi valutama. Lapsega seotud valud, et just, et nii suur hirm, et asjad, mis temaga juhtusid, see kogu see valu, või see teismelisena või isegi väiksemad koolieas hirm, et mu ema sureb ära, et sellised tugevad hingevalud, et need ei ole siis meeldivad. Ja kõik meie füüsiline keha siis räägib, et kus piirkonnas siis valu paikneb, see annab siis ka meile aimu, mis poolega endas tegeleda. Jalgade kasvalu mäletan mina ka ning tohutus seljavaluga meenub aastast 2010 umbes ja
seljavalu tagant me otsime ka siis, kus piirkonnas see seljavalu on. Loomulikult on ka alati individuaalsed plokid, mida seal vaadelda, aga suures plaanis näiteks alaseljavalu puhul siis me peaksime vaatlema rahauskumusi ja suhteteemat inimesel. Aga võivad olla ka muud blokeeringud, millele siis saab tegelikult otsa vaadata, kui sa otsid abi. Ja saab need sealt ära lahustada, need energiad, ja see valu siis ka kaob. Nii kui mina hakkasin endaga tegelema ja just mõistma, mida see valu tahab mulle öelda, siis see valu hakkas nagu lahustuma või muutus nagu iga kord järjest õrnemaks, leebemaks ja mida kiiremini ma sabast kinni sain, et ahaa, siin see jama on mul. Siin mul see süütunne on, siin see on, et ma ei taha sinna minna, seda teha, seda kiiremini ma sellest valust ka lahti sain. Ja just, et kogeda valu nii, et sa ei kannata, sest kannatuse energia on see jälle, mis kipub meid hoidma ohvrirollis või me ei saa hakkama. Jah, me võime siin mõelda, et mõned valud on tõepoolest nii suured, et mul on nii paha, et ma ei saa mitte midagi teha, aga ka seal on võimalik seda kogeda ja saada aru, mis meiega toimub, ilma, et ma kogeksin seda kui maailma lõppu, kui kannatust enda energias. Et kui ma ei kannata, siis ma ei hoia ennast ka ohvrirollis kinni. Et mul on võimalik sealt edasi liikuda ja sealt valust välja liikuda. Kui ma jään sinna pidama ja kogen seda kui tohutut kannatust, need on need, kellel on kroonilised valud, näiteks ongi ennast pannud mõnusasti sinna ohvrirolli maha, et seal ma nüüd olen, mul väljapääsu ei ole, tegelikult on. Ja kui sina tahad ka mõista valu paremini, mida valu sulle räägib, et siis ma ootangi sind valu mõistmise meistriklassi. Ma ei tea, Katri, kas sa tahad mulle linki siia postitada või ma võin ise ka panna, et ma tegin lahti selle enne. Et siis sa võid selle lingi siia panna ka. Ja sellele programmile on nüüd pühapäevani 24. septembrini kaasa arvatud, on siis väga varajase tellija soodustus ka. Nii et kui valu teema on sinu teema. Ja valud võivad tõepoolest olla siis väga erinevad. Aga me käsitleme ikkagi seda valu. Me käsitleme leina kaotust ka ikka kui valuna, sest et meil on selline tunne, et meie süda tahab lõhkeda või see kurbus on nii suur, et ma ei tule sellega toime. Nii, ma vaatan, et minu puhul jah, nii oligi mõlemad, nii raha kui toetuse puudus. Soome kolides need probleemid kadusid ja koos nendega ka seljavalu, kuni umbes aasta taguse hetkeni, kui märkasin jälle, et mu selg annab tunda. Tean, mis selle taga on ja püüan sellega tegeleda kogu aeg. Just, et oluline on, et sa saadki sellest aru ja et see kannatuses mitte viibimine, vaid kas see soov sealt välja tulla või mõista seda kui märguannet, tunnetada kui märguannet, et see valu ei pea sind tõmbama madalasse vibratsiooni, kusjuures üldse. Ka väga kõrge vibratsiooniga võib olla valus, võib olla mingisugune valu, aga seal sa mõistad siis seda, et okei, siin on midagi, millele ma pean otse kohe tähelepanu pöörama. Valu aktiivses faasis on meil võib-olla ise raskem jälile jõuda asjadele, aga et kui me oleme selle aktiivse faasi nagu läbi teinud, siis ärme ignoreerime seda, mis juhtus, mis oli. Et isegi kui mul mingi asi nüüd natuke pool päeva valutas ja et õhtuks enam ei valuta, et siis ma jätan selle tähelepanuta. Ei, me vaatame ikka, mis värk on, sest kui me seda ignoreerime ja teatud muudatusi ei tee või tähelepanekuid ei tee või midagi siit ei õpi, siis see valu tuleb tagasi ja veel hullemana. Ja see võib ka tagasi tulla alles aastate pärast. Nii et mida rohkem sa märkad, mida rohkem sa aru saad, seda paremaid tulemusi sa tegelikult saad. Nii et valu võib olla meie suur abiline, kui me niisama ei taha ennast tunnetada, midagi märgata. Nii et selline lugu. Minul olid meeletud peavalud alates 13. eluaastast kuni esimese lapse sünnini, ikka hullud. Peale sünnitust üldiselt pea ei valuta. Jalad ka valatusid, öeldi, et kasvavad. See oli lapsena, aga hingevalu on kõige hulle, kui sa veel midagi teha ka ei saa. Ja
Et tegelikult valuga ongi see, et ükskõik milline valu meil on, siis me sellel hetkel kogeme seda kõige hullemana. Ja me kipume ka muidugi unustama oma valu, mis on tore, sest muidu me ei teeks mitte midagi. Me ei sünnitaks rohkem kunagi, ma ei tea, ei läheks kusagile hirmus, et äkki me kukume või mis iganes. Me ei armuks kunagi uuesti, sellepärast et äkki ma saan jälle haiget. Et me kipume seda unustama ja see valu, mis on meil aktiivne, tundub meile maailma kõige õudsam ja ta võibki olla väga õudne. Et täitsa minestamiseni välja võib ju olla füüsiline valu, kus sind lülitatakse välja, et su keha tuleks toime selle olukorraga või hingevalud, et sa tahad iga hinna eest vältida seda, mida sa hetkel tunned. Ja peavalude taga me otsime reeglina kahte poolt. Üks on siis süütundega seotud asjad ja vaadelda just, et mis elus sellel hetkel on toimunud ja ka siis, mida me teha ei taha. Nii et 13. eluaastal, mis seal toimus, kui on vähegi meeles, siis vahetult enne seda ja mis muutus siis, kui laps sündis. Tunnetuslikult on see seal midagi, Merike, sul emaga seoses, nii et kui sa said ise emaks, siis see blokeering lahustus. Mingi asi sinu uskumuste süsteemis tegi shifti. Nii et kui seda poolt kunagi uurid ja tegeled, et siis vaata seda, mis seal taga oli. Et seal võib siis ka see uuesti esile hüpata, kui see päris korda tehtud ei ole. Aga jah, et eks need hingevalukesed on hirmsad ja eks see lein on samamoodi hirmus. Aga mida see meile näitab? See näitab ka seda, et me oleme inimesed. Me oleme tulnud kogema, me oleme tulnud õppima. Ja õnneks meil on palju märguandeid, mis näitavad suunamuutuse vajadust. Ja üks pool ongi siis just nimelt valud. Aga võib ka siis olla muu mõni haiguslik seisund kehas, mis hakkab sulle midagi näitama, aga väga paljud haiguslikud seisundid on siis ka just nimelt valuga koos, et valuga seotud. Nii et kui sa siis tahad, et see link on meil siin kommentaarides, ma panen pärast gruppi ka, siis valu mõistmise meistriklass tuleb. Nii et võtame siis valu pulkadeks lahti, vaatleme, mis värk sellega on. Programmis on siis ka kodutöö, saad töövihikut täita, selle järgi vaatame sinu asju ka, toome need esile. Nii et ka teised saavad hiljem sinu teemadest abi ja kasu, kes seda hiljem järele vaatavad ja järele teevad seda programmi. Ja ootan sind väga, kui valu teema siis sind kõnetab. Ja täna veel ma tulen ilmselt ühe korra varsti laivi, et rääkida veel FFT Akadeemiast ja eelkoolist, sellepärast, et esmaspäevani kehtib sinna veel sooduspakkumine ja kõiki ootan teid oma sünnipäevale, et sünnipäeva laivi teen siis esmaspäeval, kus siis tulevad väkevad üllatuspakkumised programmidele, asjadele, et mis on võimalik sul siis järele vaadata ja teeme niisama ka natukene energia liigutamist, et tuleks sul tore nädal ja tore päev. Nii ma vaatan. Nii. Merike kirjutab 28 aastat tagasi jäin lastega üksi, mees läks ära. Siiani ei ole enda südamesse kedagi lubanud ja enam mitte iialgi ei luba, aga nende valudega peaks tegelema küll. Mõtlen seda täitsa ja tean ka, mis oli enne 13. eluaastat ja ema asjad olid hästi, Merike. Just, et taipa sealt 1,2. Ja südamesse üldiselt on ikkagi hea inimesi lubada ükskõik millises vanuses sa oled. Sest see on ka märk tervenemisest, kui me avame oma südame ja võtame vastu kedagi oma südamesse. Mul on selleks lausa südame avamise programm, kui see huvi pakub. Väga hästi, Merike. Ja et vahel oleme õigel ajal õiges kohas, saame õiged vastused, õiget infot, kõike, mida meil on vaja saada. Ja ka sina ka, kes seda laivi kuulad, siin on midagi sulle, et sa sattusid seda kuulama või kui sa kuulad seda ka hiljem. Ja ärme palun unustame, et käimas on loos. Kui sa soovid loosis osaleda, loosin alles, siin on tohutult aega, 7. detsembril. Kui sa jagad minu YouTube'i kanalilt
Ilona Sibold, energiaterapeut YouTube'i kanalilt, ükskõik millist videot, ükskõik misel teemal, mis sind kõnetab ja jagad seda avalikult oma Facebooki kontol, nii et ma näen ja paned siis kas siia laivi alla #jagatud või sa ei pea isegi seda videot siia kopeerima või sa lähed seal samas YouTube'i video all, kommenteerid sinna #jagatud, siis ma näen seda ja sa lähed kohe automaatselt loosikasti ja loosime siis välja 5 inimesele osaluse aastavahetuse programmis, et kus ma siis alati olen teinud aastavahetusel sellist programmi pisikest, kus on siis seekord siis 2023 versus 2024, nii et üleminek, energeetiline üleminek ja puhastus uude aastasse. Nii et sul on võimalik seda võita, kui sa soovid, siis jaga palun sealt videot ja anna sellest märku, kas siis seal samas YouTube'is video all või siin selle sama laivi all. Nii et iga kord, kui ma tulen laivi, siis sul on võimalus seda teha. Nii et mida rohkem sa jagad, seda rohkem sa ka hääli saad. Nii et ma märkan sind igal juhul, kui sa selle jagamise hashtagi sinna paned. Võid ka muidugi mind ka tagida, et siis märkan paremini. Nii et ootan teid kõiki valu mõistmise meistriklassi, kui valu on sinu teema ja sa soovid sellest rohkem teada saada ja sa soovid saada seda kogemust, et valu on võimalik tunda ilma kannatuseta. Ei pea kannatama. See muudab sinu elu kvaliteeti. Nii et kohtume ja peagi tulen siis varsti uuesti laivi ja räägime hoopis EFT Akadeemiast ja seda teen ka siis EFT Akadeemia infotund grupis, et kui sa seal grupis veel ei ole, akadeemia sind huvitab, siis ootan sind ka sinna. Nii et olge tublid, kohtume peagi. Tšau!